ma loeksin ühe veste maasikad, koolilaste söögikord ja muud. Suvi on olnud külm ja vihmane, nii et kõik valmimine ja küpsemine, olgu metsas või põllul, on tunduvalt hilinenud. Lähed küll metsa, aga seent ei ole veel ollagi. Võib-olla ei tulegi. Ei saa ju kärkida ja kamandada, et kuulge nüüd seened. Ilmuge silmapilk välja metsaalusest samblast ja seadke endid ritta headuse järjekorras. Stockholmi turuhallis on iseenesest kõike saada. Keegi metsaga tuttav mees või naine on kuskilt neid siiski leidnud ja korjanud. Ka metsamaasikaid. Maasikatest hakkab peaaegu hale, nii nagu nad peopesa suuruses karbikeses letil seisavad, juba ka parast jagu närtsinud. Ma ei ole siin Rootsis metsamaasikaid metsas aastakümneid kohanud. Teine asi oli omal ajal vanaema raiesmikkudel, kui mets 30 aastate kriisipäivil rahaks tehti. Mul oli 2 vanaema. Üks elas Mustjõe ääres Lausikmaal, kus ühtegi metsapuud ega metsamarja ette ei tulnud. Lehtpuud ainult, kaset, vahtrat ja tammed. Teine vanaema elas üle jõe ja sügavas metsas Luustojal. Koht oli kõrgel kuppelmaastikus. Vähemalt 3 sügavat nii-ütelda ürgorgu käisid Luustojast läbi. Kalevipoeg oleks nagu ise just sääl kohal oma atra ringi keeranud. Võib ette kujutada, kuidas metsamaasikad rõõmustasid, kui mets nõlvakute ja orgude külgedelt kadus ja nad põllu ääre põõsaste alt raiesmikkudele välja jõudsid. Ka oja voolas seal kuskil Luustoja. Mõni edev vallakirjutaja või koolmeister proovis sellest vahel lustoja teha, lustioja. Aga Luustoja see oli ja selleks ta jäi, on kindlasti tänapäevalgi, kui seal ka ainult metssead ringi käivad. Luustoja vanaema seltsis olen ma korra andeks andmise ja andeks saamise sooja tunnet läbi elanud. Ma olin väike poiss vallamajas, kui sugulastest koolitüdrukud suurel vahetunnil üle koolimaja õue meile tulid. Ema keetis neile sooja kakaod ja tegi võileiba juurde. Varsti algas ometi koolitund ja nad pidid tagasi minema. Läbi akna naersid nad mulle veel vastu ja tegid nägusid, mille peale ma oma lapse rusikaga akna puruks põrutasin sümpaatiast ja protestist. Karistuseks pandi mind keset valget päeva voodisse magama. Kevadise õhtupooliku valgusse ja soojusse üles ärgates oli vahepeal Luustoja vanaema tulnud. Tema viis mu endaga kaasa hobusega sõitma ja ära siit hirmsast kohast. Me mõlemad hoidsime kahekesi ohje ja hobune oligi vanem täidlaseks söönud loom, sõbralik ja tasane. Tema ainus viga oli see, et ta autot kartis. Auto ees sattus ta paanikasse ja võis üle kraavide ja põldude tormata, nii et vankrist
tükid järele jäid. Tuli seepärast valvsalt tähele panna, kas kuskil maanteel ees või taga mõnd ligineva auto tolmusaba üles ei kerkinud. Õigel ajal tuli kuhugi kõrvalteele siis varju pöörata. Koolilaste söömine ja toitlustamine suurel vahetunnil oli tollel ajal juhuslik ja suuremalt osalt täiesti olematu. Nüüd, kus söök suurel vahetunnil on üldiseks normiks kujunenud, räägitakse ja kirjutatakse sellest nii palju. Ei kritiseerita mitte ainult toidu kvaliteeti, vaid ka söömise miljööd. Õpetajad peaksid õpilastega koos sööma ja nii edasi. Nagu see alati aitaks. Stockholmi Eesti algkoolis 50. aastatel õpetajad seda ju tegid. Vaatasid ka järele, et taldrik tühjaks oleks söödud. Aga kes see sõi ja kes mitte? Meie pojake pidi oma koolisõbra ja klassikaaslase sünnipäevale minema. Sa pead ometi mõne väikese asja kingituseks kaasa ostma, ütles ema. Ei, mitte asja, raha. Kuidas sa lähed teise sünnipäevale 2 või 3 krooni näpus? Aga ta on ju mulle võlgu, ütles poiss. Sellest sündis pikem keskustelu, lõpuks väike ülekuulaminegi. Tuli välja, et sünnipäevalaps oli talle võlgu ära söödud toiduportsjonite eest. Kui ma õieti mäletan, oli honoraar 25 ööri. Kui oma priske ja terve isuga kas sõbra ja kaaslase taldriku tühjaks sõid. Sünnipäekingituse kujul mõtlesid mõlemad mehed oma võlavahekorda reguleerida. Nad olid selles juba ammu aega tagasi kokku leppinud.